kui tööjõudu jääb vähemaks, kulud kasvavad, siis muidugi hakkavad ettevõtted vaatama, et kas on äkki mingeid kohti, kus ma saan mina võita tööjõukulude koha pealt ja ka töötajad võita. Ja kui on transpordikulud kasvavad, siis muidugi hakatakse pakkuma ja mõtlema, et kuidas siis seda töötajat nagu teistpidi motiveerida, et kui ei saa palka tõsta, äkki me saame tema kulusid vähendada. Ja tööl käimise kulud on kindlasti olulised kulud. Et nii vaadates bussipiletite hindasid, ma ei saa Tallinnast rääkida praegu, aga rongipiletid, bussipiletid, kes kaugemalt käivad, et see on oluline soodustus. Kui lubatakse aeg-ajalt töötada siis kas kodust või mõnest muust kohast, mis on elukohale lähedasem. Sest teine oluline kulu kokkuhoid on ju aeg, et mida meie inimesed paraku väga ei oska veel hinnata, aga ikkagi, kui sa 2 tundi oma päevast, iga päev kulutad sõitmisele, siis juba nädalast teeb ta ikkagi olulise hulga tunde, mida sa võiksid hoopis iseenda peale või mingi muu asja peale kulutada. On väikese lapsega ema või isa, kellele öeldakse, hea küll, tööta sa siis kodus. Ja ei räägita seda läbi ei selle inimesega ega ka tema kolleegidega. Et isegi kui ülemuse ja siis selle töötaja vahel asjad toimivad, siis ülejäänud kolleegid nagu unustatakse ära. Sest kuidagi arvatakse, et see neisse ei puutu, aga puutub küll. Et tegelikult ta mõjutab kogu töökorraldust. Ja mis siis tavaliselt juhtub, on see, et inimene jääb eemale kollektiivist, kontorirahvas hakkab rääkima, aga ei tea, mis ta seal tegelikult kodus teeb. Selge magab 10-ni. Siis võib-olla peseb pesu, küpsetab kooki veel, et küll on temal ikka tore elu. Mingi hetk tunnistataksegi, et asi kukkus läbi, see ei toimi. Ja mida me targad ühingus püüame aidata siis organisatsioonidel teha, on see, et mõelda läbi kõik need osapooled, keda see kaugtöö rakendamine puudutab, rääkida nende vahel läbi, leppida kokku, kuidas meil koosolekud toimuvad, kuidas me ette teatame nendest, kuidas meil info liigub, millise tulemuse peale me üldse töötame, sest sageli unustatakse see ära, et lähenetakse tööle nagu protsessile, et me kõik tiksutame midagi, tõstame pabereid ühest hunnikust täis, mis see tulemus on, et keegi nagu otseselt ei taju, et peaasi, et me nagu oleme ja teeme midagi. Et kaugtöö puhul mina ütlen alati, et tulevad välja viilijad, sest need, kes viilivad, need viilivad igal pool, lihtsalt kui sa oled kodus, siis kui sa viilid seal, siis sul ei olegi tulemust ette näidata. Kontoris sa saad asjatada, küll sa jood kohvi, küll sa räägid oma eilse õhtu tegemistest. Et selles mõttes ta aitab kogu organisatsiooni ja töö efektiivsust minu arvates parandada, kui seda teha süsteemselt. Mõelda ikkagi väga läbi, kas sul on mõtet neid iga hommik kell 9 üles rivistada ja õhtul samamoodi koju saata, sest kui me mõtleme, et tänapäeva sidevahendid on ju sellised, et sisuliselt inimene on sul nagu online'is kogu aeg. Kui ta teeb sulle turundust, teeb ta sulle personalitööd, tegelikult on ta kogu aeg olemas, ta on ka mõttes kogu aeg sinuga. Et enam ma kardan väga ei ole seda, et ma panen ukse kell 5 kinni ja nüüd ongi, ma ei mõtle. Eriti ka just tippspetsialistide ja juhtide puhul. Et muretseda, et nad ei tee sulle kuskilt distantsilt sama head asja. Selleks on ainult põhjust siis, kui sa ei tea, mida sa tahad, et nad teeks. Sa soovitad mitte osta aega inimeselt. Osta tükki. Vaid osta tükki, pühendumist, tulemust, seda, mida sa tahad väljundina saada. Aega ja kohta on absoluutselt kõige lihtsam mõõta. Istud kõrval ja võtad stopperiga. Inimeste efektiivsused ongi kordades erinevad. Üks suudab teha asja ära 6 tunniga, teine teeb sama asja 2 tunniga. Et sellest tulebki aru saada, et inimesed ongi nii erinevad. Ja kui ma nüüd ostan aega, siis emb-kumb nii-öelda saab vastu pükse. Kui ma ostan tulemust, mul on vaja näiteks kaasata või läbi helistada 100 ettevõtet ja mul üks nokib seda 2 tundi, teine teeb 6 tundi, siis mina ostan 100 ettevõtte läbi helistamist. Minu poolest tehku seda 6 tundi, aga ma maksan 100 ettevõtte läbi helistamise eest. Et see on see erinevus. Millest see aeglus tegelikult tuleneb, on see, et kui kiiresti sa valid näiteks numbri, kui kiiresti sa leiad selle järgmise numbri, kui kiiresti sa suudad ennast arusaadavaks teha, kui palju sa niisama tooli suendad. Kes on süsteemsem, see on ka tulemuslikum. Ta ikka sageli nii on. Kindlasti on asju, mis on ajapõhised, et sul ongi, mida rohkem aega kulub, seda ilusam ta tuleb.
aga sageli see pole nii. Ja riskid on jah kindlasti olemas, sest et on inimesi, kes ei suuda ennast juhtida ja nendel peabki kogu aeg kuklasse hingama selleks, et ta midagi teeks. Tema nii-öelda see liikuma panev jõud asub temast väljapool ja võib olla kehastatud tema ülemusena. Et nendele kindlasti ei olegi vaja sellist iseseisvat tööd tekitada, mis on ka üks kaugtöö risk, et ettevõtted kipuvad seda üle reguleerima. Et tegelikult iga töötamise aluseks peaks olema usaldus. Ja kui sa sealt hakkad üle pingutama, et kui sa kontoris oled, siis võid rahulikult töötada, aga kui kodus oled, siis pead mulle ekstra aru andma. Siis tavaliselt inimesed võtavad seda umbusaldusena ja hakkavadki kas siis vastavalt sellele käituma, kui sind ei usaldata, siis sa kasutad seda ära. Või siis on teine variant, et neil motivatsioon langeb. Sest üks motivatsiooni komponent on kindlasti, et mind usaldatakse, mul on hea suhe oma tööandjaga. Ja tööandjad peavad sellega leppima, et kui ma inimese luban koju tööle, siis ei ole tegemist, et nüüd inimene muutub kuidagi teiseks, et ta kaotab igasuguse terve mõistuse, ei saa aru, et aeg-ajalt peaks kliendi juures käima või aeg-ajalt peaks kontoris käima või koosolekutest tuleks osa võtta. Et need riskid kindlasti on, ma ütlen osade inimeste puhul, kellel hakkab seal nii hea olla, et nad enam sealt välja ei tule, aga ma arvan, enamus ikkagi valgekraedsid, kellele seda on võimalik pakkuda, saavad väga hästi aru, et kindlal kellaajal tuleb olla kindlas kohas, kui töö sisu seda nõuab. Ja kui töö sisu jaoks ei ole see oluline, siis võib ju mõelda, et seda võib ka kuskil mujal teha. Kas tööandja peaks ka kodus töötamise kulud kandma, siis mina arvan, et kui see on töötaja enda soov ja tööandja vastutulek ja töötaja hoiab ju väga palju kokku aega ja transpordile kuluvat raha sellega, et siis oleks väga mõistlik, kui ta ei hakkaks kemplema, et prügiveost 10% oli mul tööga seotud. See on lihtsalt nüri, et ma arvan, siis ei ole, keegi ei viitsi sellega tegeleda. Et see peaks ikka olema selline loomulik mõistlik suhe. Keegi ei jaksagi kontrollida seda, et kas olid kellaajalised õiges kohas. Ettevõtted, kus inimesed töötavad eelkõige ajudega ja arvutitega ja selles mõttes ongi loogiline leppida kokku, mis tulemust, mis kvaliteediga, mis ajaks me teeme ja inimesed valivad oma töötamise aja ja koha ise. Täpselt nii, et tõesti, et millegipärast me mõtleme alati totaalselt, et nii, et nüüd me keegi enam kunagi kokku ei saa ja nüüd meil mingit suhet ei ole silmast silma. Et tegelikult on võti just selles vahelduses. Kui inimesed on iga päev kontoris, ma ausalt arvan, et nad väsivad oma kolleegidest ära selleks reedeks, et siis on kõigil ikkagi selline kopp ees, et ei jaksa neid enam näha, et selline vahepeal anda inimestele seda hingetõmberuumi, nagu on see kodutööpäevad, on minu arust väga mõistlik, sest et töö intensiivsus on ju meeletult kasvanud. Me ei kujuta seda ette, isegi, et kuidas meie aju sellele vastu peab. Kui võtta, et mingi 20 aastat tagasi tuli päev läbi faksi saata, siis praegu, kuidas info liigub, et see on ju töö efektiivsus kontoris on ka väga kasvanud. Aga inimesed ka väsivad sellest, et see ei ole füüsiline töö, kus sa tunned, et nüüd mul on muskel väsinud ja ma enam ei jaksa. Aju kärsab, aga sa tegelikult ei tunne seda. Et sellepärast ma arvan, et on mõistlik ka seda töötamise intensiivsust reguleerida ja anda inimestele võimalus, et kui ta tunneb, et tal on kodutööpäeva vaja, et lihtsalt puhkust teistest inimestest sellest virvarrist. Täiesti eraldi nähtus on sellised väikeettevõtted, freelancerid, kes ei vaja püsivat kontorit, kes ei ole ka selles stambis kinni, et kui mul on oma firma, siis mul peab olema ka mingi fancy kontor ja kes töötavadki kodudes või töötavad, on ka sellised koostöökontorid. Et need on täiesti sellised järjest kasvavad nähtused. Väikeettevõttes sa pead tegema kõike, et see töö on oluliselt vaheldusrikkam. Sul on kindlasti palju rohkem võimalik mõjutada oma tööülesandeid, oma töö sisu, olla pundis sees, siis suurettevõttes kindlasti võib see esimene tunnetus olla, et ma olen mutter, et mul on väga kitsas see töölõik. Esmajärjekorras ma saadaks ettevõtluse kogemust omandama ametnikud, kes tegelevad ettevõtluskeskkonna kujundamisega ja ettevõtluse toetamisega. Et sealt oleks väga palju järgi aidata sellist ettevõtlikku mõtlemist. Rahulikus tempos ettevõtte ülesehitamist, kasvamist me polegi saanud teha koos ülejäänud kapitalistliku maailmaga. Et meil on prauhti
ühel hetkel teised on juba mingisugune 100 aastat eest ära jooksnud ja nüüd me peame hakkama järgi punuma. Ma olen näinud selliseid ettevõtted, kus on äriplaan, inimene on tõesti veendunud, et tal on äriplaan, nüüd tal on ettevõte olemas ja nüüd asjad hakkavadki nii minema. Aga äriplaan baseerub mingisugustel eeldustel ja kui sa nendega puusse panid, siis sa võid oma bilanssi ja kasumit arvutada nii palju, kui kulub. Lihtsalt see ei toimi. Et sellist paindlikku mõtlemist ma arvan, et on vaja ja võimalust ära tundmist, nendest kinnihaaramist. Et siis, ja raha lugemise oskust. Et siis sa võid ju joonistada neid äriplaane ka. Et tegelikult ega see ka oma näiteks kulude juhtimine, mida me näeme noorte puhul, nad ei suuda läbi mõelda seda, et kui ma teen nüüd oma elu muutuse, palju see mul maksma läheb. Et sellise äriplaani või mingisuguse plaani läbimõtlemine, see võiks olla nagu elementaarne kõigi puhul. On see siis sul äriplaan, eluplaan, karjääriplaan või mingi muu plaan. Et sa ei raiuks seda, et tegin 3 aastat tagasi äriplaani, mis mõttes nüüd ei lähegi niimoodi. Et tunda, et olukord on muutunud ja kes tunneb esimesena ära ja kiiremini reageerib, see ongi võidumees. Ma pooldaks pigemini ärilise mõtlemise treeningut. Just nimelt see, et sind viieksegi, ma ei tea, põllule ja sa mõtled välja, mis ärid sa sealt saad püsti panna. See, kuidas seal imetakse neid numbreid pastakast välja, mida see siis annab lõppkokkuvõttes? Ma hakkasin nagu nägema korrelatsiooni selles, et mida põhjalikum on äriplaan, seda tõenäolisem on ebaedu. Okay. Ja täitsa uskumatu, mõned olid nagu nii viimase peal äriplaanid ja poole aasta pärast seda polnud enam seda firmat. Ja kui sul on väga super äriplaan, eks ole, siis sa pead ka mõtlema, et kellele sa nüüd seda rääkima ikkagi lähed, on ju. Sest et võib-olla mõni ütleb, et et miks ka mitte, et kuigi meil õpetatakse, et ole avatud ja räägi ja sa uusi ideid, aga ma arvan, et selles mõttes peab natukene mõtlema, et kuhu sa seda kuulutama lähed ja millises astmes sa seda kuulutama lähed. Kui ma võtan mingisuguse projekti ette, et siis mul peab olema mingisugune isiklik suhe sellega. Et kui mul on väiksed lapsed, siis ma aitan teisi väikelapste vanemaid tööturule või kui mu lapsed kasvavad, ma näen, et nad võib-olla ei suuda töömaailmaga kontakti luua, siis ma mõtlen, et kuidas ma saan oma tegemisi sellega ühendada. Kui sul seda nagu, ma arvan, ei ole, et siis sa teedki asju raha pärast. Meil on lapsed nagu väga hoitud selles osas, et me kardame, et nad tööga ennast ära nikastavad ja kardame neid nagu äripõhimõtete juurde lasta, et siis mul alati tuleb meelde minu vanaema, kes rääkis, kuidas ta 6-aastaselt karjas käis. Et aprillis nad saadeti, kui kari välja läks, saadeti, ta oli 6. siis, et saadeti juba ja väiksemad olid siis mingi kana- ja hanekarjas ja suuremad lehmakarjas, palja jalu aprillis heinamaale, käärleiba kaasas, ei mingit lastekaitset, et eks see on muidugi ekstreemne, aga teistpidi võib-olla me oleme jälle sinna teise äärmusesse läinud. Ja hoiame vati sees, et nii kaua kui võimalik poputame, hoiame tiiva all. Et ei ole ei töö ega ärikogemust muidugi. Koolisüsteemis, et sa tegelikult täidad norme kogu aeg. Ma ei tea, kas need kavad on paremaks läinud, ilmselt hästi palju sõltub õpetajast, aga just see, et kui inimene teeb midagi teistmoodi, et siis nagu innustada, tunnustada seda, mitte seda, et teeme kõik ühtemoodi. Sest tegelikult see tapab ju selle loomingulisuse ja innovatsiooni. See on see nupule vajutamine, et osadel on vaja hea soorituse jaoks adrenaliini, on võistlusmomenti ja teistel on jällegi see, et tal on vaja aega ja rahulikku keskkonda. Sama on minu arust inimestega, et kui me räägime sellest samast paindlikust tööst, siis ongi, et inimesed töötavad erinevates olukordades erineva tulemuslikkusega. Mina soovitan ausalt öeldes lugeda teisest ooperist asju. Mitte oma valdkonna teema asju? Igasugust asju võib lugeda. Oluline on huumorimeel säilitada, enda üle naerda aeg-ajalt. Fun peab olema. Just fun peab olema ja ei tohi nagu liialt tõsiseks minna. Et pigem tulevadki uued mõtted just sellest, kui sa loed Kivirähku ja naerad või minu suur lemmik on Dilbert kontoritööl ja saab seal jätkuvalt naerda 10 aastat jutti umbes. Mulle meeldib ka väga ulme, et igasugused sellised, eriti nauditav on, kui seal on mingi uus idee, sest et see alati raputab ja paneb ka ise raamist välja mõtlema. Sest tegelikult ju milles on küsimus on ideede puuduses. Et nagu öeldakse, et raha on, aga ideid ei ole.